No nii, Vuelta 8. etapp tõi meid siis Zaragozasse, teada oli, et tuleb pundi finiš. Aitasime kaasa, et punti kontrollida. Lõpusprint oli muidugi päris selline huvitav, et tee keskel olevad sprinterid otsustasid vasakule keerata ja täiesti barjääridesse sprintida ennast. Loomulikult Viviani eestvedamisel, kes ka toodi siis teise koha pealt ära sinna tahapoole. Coquard, kes oli 6. viidi tahapoole sealt ja tegelikult Philipsen tegi täpselt sama lükke, aga tal lasti etapp ära võita, nii et väga huvitav käitumine kohtunike poolt, et ühtedel meestel antakse kollane kaart ja tõstetakse ära ja justkui nimekad tüübid, neile tehti midagi või jäi see nüüd kohtunikel kahe silma vahele. Siin protestidega ei ole midagi, olime puhtas finišis 3. teiste meeste äratõstmisega tõusime teiseks Eatoniga, nii et selles mõttes 3. teine koht meil tiimile sellelt Vueltalt. Igati suurepärane tulemus, loomulikult oleme ikkagi jahtimas võitu, nii et siin meil on tubli 2 nädalat minna, et seda võitu saada. Madis, Eesti poiss, oli ka 5. täna, et pole paha. Eestlastel täna oli üldse tore päev. Tšehhidele panime ju särgipüksi kossus, nii et kõva sõna. Pöidlad pihus olid ka endale, jälgisin sõitu ja homme siis on väike lõputõus selline, mis võiks just keelduda, et kokkuvõtte vennad ei taha siin midagi teha. Aga sõidu algul võib päris suur jookskuite grupp täna homme ära minna, nii et saame näha, kas nii on, kui paljud tiimid tegelikult kontrollida tahavad selle tõusu jaoks ja ei usu, et väga paljud ja usun, et homme on suur jookskuite grupp ees ja kes läheb siis etappi püüdma. Nii et kõik telekate ette ja esmaspäeval juba puhkepäev, nii et homne pühapäev siis Bolti jälgides.